Põldoa põllud sellel hooajal on jällegi väga seinast seina. On põllumehi, kes on pidanud tegema nii ümberkülve kui täiendkülve. On põllumehi, kellel on hanede kahjust sel aastal olnud pääs. Antud põllupilt hetkel on üsna ühtlane, et põlduba siin on hakanud vaikselt õitsema ja mida siin põllus tegelikult saaks veel ära teha, on just fungitsiidi pritsimine. Et liblikõelistes fungitsiidi pritsimine tagab ka ikkagi selle, et meil oleksid lehed võimalikult puhtad. Eelkõige me räägime siis oa puhul näiteks šokolaadi laiksusest ja ka näiteks laikpõletikust. Vähem olulised ei ole ka tegelikult ebajõukaste ja hahkallitus. Nii herne kui oa puhul see kulunorm Victor Active'i näol võiks olla selline 0,3–0,5 liitrit hektari kohta, et saaksime siis nii siis ütleme ennetava kui ka siis kaitsva mõju erinevate haiguste vastu. Liblikõelistel põldudel on ka teemaks kahjurid. Oa põllus siis just eelkõige teramardikas. Teramardikaid oleme siin põldudel seirates juba näinud ning oleks väga hea ka siis koos ajastada nii haiguste tõrje kui ka siis kahjuritõrje. Et kahjuritõrje puhul kindlasti pöörake tähelepanu siis milliseid tooteid, mis kasvufaasides ja mis kellaaegadel kasutada võib, et oleks võimalik teha siis näiteks nii haigustõrje kui insektitsiid samal ajal. Olen tulnud ka siia suvirapsi põldu, et siin Viljandimaal suvirapsi pinda on kohati päris palju, eelkõige just sellepärast, et liblikõeliste pind oleks olnud põllumeestel muidu väga suur, et siis kuidagi seda küllikorda ka hajutada, siis valikuks osutus suviraps. Ja siin põllul siis just Clearfield suviraps, kus me siis herbitsiidiga suudame tõrjuda ristöölisi ja ka teisi tülikaid umbrohtusid. Antud põllus on siis tehtud herbitsiidiks Cleraba Flex 1,8 liitrit hektari kohta ning nagu antud põllupilt ka vastu kuvab, siis herbitsiid on teinud üsna hea töö, et kogu umbrofoon on kenasti alla surutud ja nüüd saab suviraps ainult suure kasvujõuga edasi minna. Rääkides Cleraba Flexist, siis see kuulub meil ka alanud talirapsi kampaania sisse, mis algas meil 1. juunist. Ehk ostes vähemalt 25 hektari jagu pasvirapsi sorti kui ka herbitsiidi sama edasimüüja käest, saad sa 8 rapsiseemne kotist ühe tasuta. Vaadates hetkest suvirapsi põllupilti, siis kindlasti, kui mitte iga päev, siis üle päeva seirata neid põlde, sest nagu praegusel juhul ka näeme, siis lehti on küllaltki palju juba söödud, et kindlasti, kui tõrje kriteerium on ületatud, siis kasutage insektitsiide oma põldu kaitsmaks. Mida aga järgnevatest töödest veel siin ette võtta, et raps hetkel on selline 10–15 sentimeetrit pikk ja varsti tuleks ajastada ka fungitsiid kasvuregulaatorit, just et saada juba esmane fungitsiidne mõju taimelehtedele ja reguleeriv efekt just, et ka suvirapsi puhul siis külgharud saaksid kenasti välja areneda. Meie portfellist sobiksid kasvuregulaator fungitsiidiks näiteks meie uus toode Aridekt koos turboga või siis ka näiteks Kaaruks. Ja Aridekti puhul siis liiter hektarile ja Kaaruksi puhul siis selline pool liitrit hektari kohta. Ja ega kaugel ei ole ka tegelikult õitsimisaegne fungitsiidi pritsimine ka suvirapsil. Et kel on veel ostud tegemata, siis võiks planeerida näiteks Revitase või Victor Active'i näol õitsimisaegne fungitsiid. Kulunormiks võiks olla selline 0,6–0,8 liitrit hektari kohta. Eks see täpsem kulunorm ikkagi kujuneb välja siis, kui meil see aeg käes on, kuidas meil on olnud sademeid ja milline see ilmastik üldse meil olnud on. Nagu näha, siis ka video lõpuks on päike välja tulnud. Loodame põllumaid, et teil ka seda head ilma ikka on, et saaks viimased pritsetööd ära teha, sest varsti on jaaniaeg käes ja on aeg ka vahepeal natukene puhata. Tuletan teile veel meelde, et kuni 22. juuni on võimalik teil registreerida meie viimasele põllupäevale, mis toimub siis 30. juunil Vitsjärvel. Ootame teid kõik sinna, et vaadata üle põllupilt ja õhtul natukene siis ka koos jutustada ja pidutseda. Seniks aga mis seal muud kui palju edu kõigile veel ja näeme jälle!